ilusat sombust laupäeva hommikut. Eile sadas mega ilusat laia lund ja täna on meil siis Signatuur Eesti ilm tagasi ehk et vihmane, sombune, natukene selline kõle, õudusfilmi vibes. Ja nagu mu näost näha on, siis ma ei ole kõige värskem ehk et kõik hommikused toimetused on suhteliselt lihasmälu pealt tehtud, kuna pisikesel on vist nende hammaste lõpuspurt, et need igemad on täiesti valgid sealt pealt, siis see tähendab seda, et ta ei maga väga hästi ja on meil natuke nutusem. Ja kui tema ei maga, siis ei maga ka meie. Ehk et unetunde on viimasel ajal vähe olnud, aga ma tean, et see kõik on mööduv. This too shall pass, nagu mul sõbrannad ütlevad, et see aeg läheb nii kiiresti, et ei ole hullu, saame hakkama. Aga täna ma võtsin teid kätte sellepärast, et meil tuleb jõuluistumine. Ehk et kui ma pisikesega siin vankritiiru lõpetan, siis me lähme valmistame ette mõned mängud ja teeme süüa, et ma eile tegin juba kartulisaati valmis ja Peika praegu teeb chocolate chip cookiesid, mis on mu kõige lemmikumad, sest need on gluteenivabad ja nii head lihtsalt. Ehk et teeme natuke süüa, teeme mänge, sätime kodu valmis külalisteks ja egas muud midagi, ma panen audiobooki mängima. Proovin energiat saada sellest paaritunnisest jalutuskäigust loodetavasti, sest talle kuluks ära üks mõnus uinak, nii et ma proovin temaga jalutada siin paar tunnikest. Aga teiega näeme juba varsti. Jalutasin pisikesega 2 tundi ja niipea, kui ma panin ta terrassile ilusti seisma, siis 5 minutit hiljem plaks ärkvel. Ehk et nüüd ta on üleval ja meil on vaja asjatada, meil on vaja laud ragata. Meil õhtul juba mingid asjad panin ära ja ma ei saa aru, kuidas see võimalik on. Laua peal on lilikarvad. See on tutikas laudline. Lili ei ole selle lähedal isegi olnud, nagu kõige lähem distants, mis ta selle olnud on see. Kas te tahate seletada palun, miks teie karvad on söögilaua peal? Miks teie karvad on söögilaua peal? Ma tean küll, sellepärast, et me karbume niimoodi, et tutsakad tulevad sul. Tutsakad tulevad su küljest, nagu kõige õrnema puudutuse peale ka. Aga ma hakkan nüüd tasapisi lauda katma, paneme siia salfakad, siis paneme Peika tehtud küpsisekese ja vaatame, leiame siit äkki mõne jõuluvana või mingi maiuse ka veel sinna taldriku peale. Noad kahvlid ja siis vaatame söögiasjad üle. Holly hanging across the door, neighbors singing tales of yore. It's so close, hardly can wait. Waking up on Christmas, children dreaming without a care. Tis the season most everywhere, so come home. There's no better place, waking up on Christmas Day. Saatsin Peika ja pisikese just õue vankritiirule, sest tuiduaeg on ja nüüd mul on natukene alla 2 tunni aega, et kõik asjad ära teha. Kõigepealt oleks vaja endale nägu pähe teha, sest ikkagi jõuluistumine on, et oleks viisakas natukene. Siis on vaja laud valmis teha, ehk siis noad kahvlid on vaja veel lisada, snäkivaagnad on siia vaja teha. Põrandad on vaja üle käia, sellepärast, et nagu ma enne ütlesin, siis Lili karvub mingi 1 miljon karva sekundis. Mängud on vaja ära lõpetada, siin on üks mängudest, et kui sa tuled, siis sa keerutad seda ja mis iganes topsi peale see jääb, siis see on see auhind, mis sa saad. Siin on näiteks ühekordne kaamera ja samas on siin ka mingid dollareid, maiuseid, nii edasi. Teist mängu te nägite, mis on siis siuke mäng, mida ma esimest korda teen, ehk et telesaadetest erinevad tsitaadid, mis on siis pühade episoodidest, et Friendsist, Office'ist, Big Bang Theory'st, How I Met Your Mother'ist, et peab lihtsalt ära arvama siis, et mis seriaalist see on. Ja 2 mängu on mul vaja veel välja nuputada, ma arvan, et 4 mängu õhtu peale on täiesti fine, arvestades, et meil on väiksed lapsed ka, nii et tõenäoliselt
kuna Elli uneaeg on siuke 8-9 aeg, siis selle aja peale me kupatame külalised välja, et väga pikki õhtu täna ei tule ja kuna lapsed tulevad ka, siis muidu me teeme seda Secret Santat ehk et igaüks toob lihtsalt paki, mis on kuni 15 € ja siis me saame üksteiselt varastada, mis on siis White Elephant on vist originaalis selle nimi. Aga kuna lapsed selles mängus ei osale, siis ma igaks juhuks tegin ikkagi väiksed pakikesed neile ka, et nad ei tunneks ennast kõrvale jäetuna. Ehk siis Mariile ja Eevale siuke tüdrukulikum lahendus ja Mikole on ka siin üks väikene pakikene ja tegelikult oli ka Lissule, aga kuna Mellu pere jäi kõik haigeks, siis kahjuks see jääb siia kuuse alla ootama, kuni siis Lissu külla tuleb. Aga lisaks sellele on mul vaja veel kõik söögiasjad valmis saada, et kana on praegu ahjus. Siga läheb kohe peale kana, siis lähevad verivorstid, siis vahepeal on mul vaja veel kartulid ära keeta, et saaks kartulipüreed hakata tegema. Ühesõnaga toimetamist on ja täpselt 2 tundi on aega, ma usun, et enamus tulevad õigel ajal. Seega me peame chop kõike tegema ja ma loodan, et mul on meeles panna endale selga riided, kus ei ole piima peale oksendatud, aga hakkame tegema. Tegime speciali jõuluistumiseks jääkuubikud, mis on vastavate kujudega. Jõulumäeme. Ma keerutan, jah? Keeruta. Mis keeruta? Oo, nii. No nii. Oh! Surmused. See on kõige lähemal. Nii. Sa loodsid mingi intriigi. It's a sign! Oo, crazy tips. Mis kõige lähem on, vaata. Et see on kõige lähem sellele. See sobib mulle. Veika tegi imelise kartulipüree, mida ma hakkan kohe sööma. Siis on kana, mis oli muidu mõeldud Mellule, aga Mellut ei ole. Me peame kõik seda ära sööma. Siga, kapsas, kaste sai juba siia. Siis kui piiksuma hakkab. See The Big Bang Theory. The Big Bang Theory, tuli mängu! Olemas! Palun! Tobi! Tädi! Sa võid sellest Ma värastan, ma olen järgmine. Ma lihtsalt võtan, jah? Ja nii, et see Tobi läheb järgmise omaniku juurde. Ma vaatan. Ja lähed jälle, jah? No selge. Võtan siis selle. Üks raamat, mida ma loen siin. Ma mõtlesin, et ma lõpetan selle tänaseks, aga veel ei lõpetanud. Nii. Winter in New York. Võta, no ole. Feels like about love as well. Jah. Kell pole isegi 9 ja pidu sai läbi. Ma ikka veel harjun selle reaalsusega ehk et meil 4-8 jõuluistumine sõpradega. Nagu nii on, kui on nii palju lapsi juba seltskonnas. Aga nii tore oli lihtsalt, kui sa oled väga pikalt inimestega sõber, siis see, kuidas koos viibimised on hoopis teistsugune. Ehk et kõik tunned ennast nii koduselt, et sa ei ole üksi see, kes mingi serveerib kõike, igaüks võtab tassi sealt, kus tahab, teeb seda, mida tahab, kõik saavad omavahel läbi, kõik tunnevad üksteist juba forever, kõigil on jututeemat, üldse stressama ei pea. Ja oligi lihtsalt nagu full on kaos, sest ikkagi nagu 4 last ka, on ju. Aga nii tore, saime mõned mängud tehtud, saime väga palju söödud, toiduga sai enam-vähem õigesti arvestatud, et meil homseks jäi natukene veel näksimist, aga selles osas läks suht äkkesse ja pisikene sööb oma varbaid siin. Sellepärast, et ta on avastanud, et ta saab seda teha, aga kuna ta on taaskord meil ainult mähkuväel, siis ma hetkel teda ei näita. Aga Mari-Liis oli nii armas ja tegi mulle ja Ellile veel väikse kingituse
ja nagu, kui ma saaks teile öelda, lihtsalt, kui hästi see lõhnab nagu. Ma juba tahan seda põletada ja siis šokid, siukeste pompommidega nagu. Ja igast asju veel, mingi näomaskid ja pisikesele väike podikene ja sokikesed ja ühesõnaga mega tore õhtu oli. Ja meil on juba kõik koristatud, sest tunni pärast on uneaeg. Nii et ma pakin tänaseks kokku ja näeme teiega juba homme, kui me lähme maja peale. Ja mis häält meil kana tegi? Kas kana tegi? Milline lumine võlum? Kilp on ka juba. Issand jumal. Tere ilusat pühapäeva hommikut. Meil on juba väga tegus päev selja taga, sellepärast et me alustasime sellega, et pisikene sai proovida esimest korda päris toitu, ehk siis kõrvitsepüreed ja mulle tundub, et talle täiega meeldis see. Ta on viimased 6 aega vähemalt nillinud igat meie suutäit, seega talle tundus juba see suhteliselt lihtne, ta haaras kohe lusika, hakkas kohe toppima, mul küll ei olnud talle seda õiget lusikat veel, sest ma nagu kuidagi ei osanud sellega veel arvestada, et me nii kiiresti hakkame sööma, aga ma tellisin talle täna tema õige kausi ja lusika ka ära ja varsti tüdruk istub lihtsalt meil toolis ja sööb meiega koos laua taga. Nagu mind blown täiesti. Aga me jõudsime omadega juba maja peale. Peika läks pisikesega jalutustiirule, sest tal tuli uneaeg peale. Me käisime, võtsime ehituspoest mõned rohelised potentsiaalsed värvid, sest täna meil on eesmärk, peamine eesmärk, valida välja siis see roheline, millega me liigume, mis põhimõtteliselt terve see sein peaks tulema mingisugune roheline, nii et see tundub väga hirmus otsus, aga kuna te ei ole veel siin maja peal kordagi käinud, siis vähemalt minu arust ei ole, siis ma võtan teid kaasa, teeme väikse room touri, kuna vaheseinad on ka juba püsti, nii et lähme esiukse juurde. Nii, siin on meie esikukene, siia teeme tõenäoliselt avatud lahenduse, et oleks mõnusalt ruumikas ja ei oleks kohta, kuhu asju peita, ehk et ei tekiks seda Monika kappi. Teate küll Friendsis see üks kapp, mis on täis full on segadust, et seda ei tekiks. Siis siin on meil esimene magamistuba, millest saab siis külaliste tuba / kontor, ehk ma juba kujutan ette, kuidas ma siia panen oma kontorilauakese ja vaatan WC-d. Okei, kujutame ette nüüd seda WC-d ei ole, siis ma vaatan metsa, mis on nii ilus lumine hetkel ja siia paneme mingi diivan / voodi, et kui minu vanemad külla tulevad, siis saavad siin toas ööbida. Tada! Ja siin on teine magamistuba. See esialgu oli mõeldud tegelikult Elli toaks, aga mulle praegu tundub, et võib-olla see oleks hea variant ikkagi raamatukogu toana / Elli mängutoana. Ma kujutan juba ette, et siia paneme täna mingisuguse telgikese, kus me loeme koos raamatuid, siia mängumatt maha, sinna terve sein raamatuid, siia mingi mõnus diivanikene, kus ma saan pikutada ja vaadata välja teist metsa, ehk siis seda vaadet nautida ja raamatut lugeda. Ja kui me siit taas nüüd välja tagasi läheme, siis me oleme jõudnud elutuppa. See on siis elutuba. Siia me märkisime just maha selle koha, kuhu meil tuleb kamin. Me esialgu ei pidanud kohe kaminat ehitama, sellepärast et it's expensive, you know. Aga kuna pärast peaksime hakkama kasutusluba ümber tegema nii edasi, siis me võtsime ikkagi siukse basic kamina lahendus, et see oleks kohe olemas. Ja sinna tuleb meil telekas, siia tuleb meil diivan, sinna nurka tuleb meil kuusk. Muidu siin on tegelikult terrassi uks. Et suvel saab siit ka terrassile ilusasti minna, aga ma arvan, et talvel on täiesti fine, kui ma oma kuusekese siia panen. Ja siis siit on meil vaade köögile. See seal on siis kõik full on köögisein. Siia tuleb köögisaar. Siia tuleb kuhugile söögilaud, me veel ei tea, mis pidi või kuidas seda ära mahutada, peame välja nuputama. Ja kui me lähme siit, siis on väikene WC-ke,
mis on täis pahna hetkel aga siin on väike WC ja siin on esialgu oli see joonise peal kontorituba, aga mulle tundub, et see oleks mega mõistlik praegu panna Elli magamistoaks, et see on siuke mõnus pisikene ja see on täpselt meie magamistoa kõrval. Ja ma ei tea, mis siin juhtus, me ilmselgelt plaani peal ei süvenenud sellesse, kui suur see tuba on, sest ma ei tea, mis me Veikaga siin suures ruumis teeme midagi. See on juba meie kamina südamik, mis on kohale jõudnud. Siuke mõjus, lihtne. Aga jah, see on siis meie magamistuba. Vaatame siit ka vaadet ikka. Mets, we like. Ja liigume tagasi. Siit siis elutuba, köök. Ja lähme liigume vannituppa. Vannitoas on siis ainus osa, mis me nii-öelda tüüpprojektist ümber tegime, sellepärast, et ma tahtsin ilmtingimata vanni. Ehk et siia akna alla tuleb pannikene, siis kraanikaus, pesumasin, vaatame minu vanni vaatega üle, viskame siia vanni ennast pikali. No ei kurda. Ei kurda, see on meie mets, nii et seda ei saa keegi kunagi maha ka võtta, nii et väga rahul. Siit saab kohe siis terrassile minna, kui tahad lumme hüpata peale seda, kui sa oled saunas käinud, sest siin on meil saunakene. Sauna me lasime ka panna, siin ei olnud tegelikult suurt akent, siin oli mingi väike kriipsukene ja hoopis teistpidi, aga me lasime siia panna siis akna, et taaskord oleks mõnus metsavaade. Ja siit kui vaatad, siis on dušš, WC ja selle seina taga on meil siis tehnoruum, nagu aru saada. Kaableid tuleb meeletult. Ja selline väike majakene meil ongi. Üli mõnus, kõrged laed, suured aknad, kõik, mis mu hing on ihanud. Palju loodust ja metsa, siit juba enne vaatasime, et oli jänkujäljakesed läinud ja väidetavalt seal põlla peal käivad ka kitsed, nii et loodan ka neid näha, pean paar õunaput panema, et nad meile ka külla tuleksid vahepeal, aga mega rahul, mega rahul. Nüüd aga raskete otsuste juurde. Mul on siis kaasas siin värvikaart, kus on erinevad rohelised, mis meil on meeldinud ja üks värvikaart on igaks juhuks veel. Ja ma nüüd käin ja panen sinna seinte juurde neid rohelisi, mis võiksid olla potentsiaalsed, et vaadata, kuidas need meil siin selle valgusega mängima hakkavad. Ma reaalselt istun juba mingi 10 minutit enda roheliste värvikaartidega, ma ei suuda otsustada. Ma lihtsalt ei suuda otsustada. Ma tahaks, et mul oleksid VR-prillid, mis näitaksid mulle selle seina peal minu köögilahendusega, kuidas see kõik välja näeb. Sest nagu selle väikse kaardi pealt. Ühesõnaga, ma pean siit välja valima, millisest me teeme värviproovi nii-öelda potsikud ja värvime natukene kipsi ja vaatame, mis võiks siin olla. Ma ei tea. Nii kardan floppida. Okei, me ei flopi. Me valime õige värvi. Tuleb ilus värv, ei ole midagi. Aga jah. Kuna meil majal on juba laudis ka ümber, siis ma mõtlesin, ma tulen näitan teile õuest ka natukene. Mulle nii meeldib see värv, siuke hallikas pruun. Sobib minu arust loodusesse lihtsalt nii hästi. Ja terrass on ka juba poistel valmis tehtud. Siin natukene on kehvasti see, et me tahtsime tegelikult, et see terrass oleks täitsa sinna kadaka alla. Et siia on jäetud praegu väga suur auk, aga vaatame, mis sellega teha annab. Ja siin on meil veel üks suur mullahunnik, mida me kasutame siis selle jaoks, et siit natukene tasandada kõik asja. Ja metsa alla on ka vaja natukene täidet viia, sest seal on natukene madalamad kohad. Ja siin on meil trepiastmekesed. Ja vaatame korra siit eest ka. Hetkel siis tellingud ees. Aga me like very many. Lähme vaatame siit kõra. Teeme majale tiiru peale siis. Siia metsa alla tahaks tekitada siukse teekese, mis saab olema valgustatud, ehk et me lasime elektri viia ka metsatukani välja, et siit saab läbi käia ja jalutada ja nautida natuke loodust. Ja kui Ellikene natuke vanem, saame talle sinna onni ehitada mingi hetk. Ja siia vist tahaks panna siis selle, kus me nii-öelda söögilaua paneme, kui me uuesti terrassi peal istume, sest see osa on natukene liiga kitsas selle jaoks. Siia mahuvad heal juhul päevitustoolid. Aga siit siis tagasi maja ette. Üks külg on veel laudis ja vaba meil.
kui see kaamera jätta õue tunniks ajaks filmima, samal ajal kui on jääkülm, siis aku saab tühjaks. Ehk et ma ei jõudnudki eile vlogi lõpetada, aga me läksime maja pealt otse vanaema juurde, kuna seal toimus siis ka drill, mida ma lubasin filmida. Ja ma ei tea hobustest mitte midagi. Aga see etendus oli nii äge, olles nagu kunagi muistsel ajal koreograafia ja lavastuste keskel väga palju olnud, siis see, kui hästi see oli kõik kokku pandud, jutustatud, oli nii äge vaatamine ja pisikene nägi siis elus esimest korda oma tädi ratsutamas niimoodi kadrillis ja see oli siis tema vanaema ja teise tädi tehtud, nii et üliäge kogemus, ma arvan. Saime proovida seda uut mega fluffit ja sooja lennejopet ka ja tundus, et tal oli täiega mõnna, mis sest, et tõesti nagu nii külm oli, et kui ma koju jõudsin, siis ma pidin kuuma duši võtma, et kuidagi kontidest see külm ära saada. Aga ega selle vlogiga rohkem ei olegi midagi. Ma lõpetan siinkohal ära, sellepärast, et nädalavahetuse vlog tulema pidi. Pisikene hetkel magab, nii et mul on õige aeg olla võimalikult asjalik ja kõik ära teha, mis mul to-do-listis on. Seega pakime vlogi kokku ja näeme teiega juba varsti. Tšau! Rose-colored glasses do wonders to a spark.